üllastusteks valmis. Kuulbet! Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kõige põruvam NBA saade on siin see mulle kameralt, sellepärast, et tänases saates võtame ette NBA ajaloos suurimad põrumised draftis ja põrujad. Ja nii mõnedki neist on seal listis oma vigastuste tõttu, kuid on ka teisi põhjuseid. No näiteks ma arvan, et täna me temast ei räägi, sest me endamisi rääkisime, et me võiksime ikkagi valida neid mehi, kes võeti drafti tipust, mitte kuskilt sealt 10. kohalt või 8. kohalt. Aga näiteks ma arvan, et iga meeskond, kes saab draftis 11. valiku, loodab sealt saada mingisuguse rotatsiooni mänge vähemalt või mingisuguse, kas või mingi 7. mehe. Orlando Magic üritas seda saada aastal 2005, kui nad valisid Fran Vasquezi Hispaaniast, kes ei tunnudki kunagi NBA-sse üle, sest ta hakkas kartma, et ta NBA-s ei suuda mängida. Aga ühesõnaga koloriidsed näited on küll. Täna me siis võtsime ülesandeks, et igaüks meist üritab vähemalt 3 meest pakkuda, keda ta peab siis üheks NBA suurimaks põrujaks noorte seast, kes üritasid seal liigas läbi murda. Ja mis seal ikka, alustame kohe hoogsalt pihta, alustame siis, teeme nüüd, et igaüks ütleb ühe nime nüüd, teeme 3 ringi siis nagu järjest. Ja kui kellelgi on sama nimi, et kordub, siis me võime loomulikult kaasa öelda või siis pakkuda mõnda uut nime, sest ma palusin teil kõigil ka leida paar varukandidaati, juhuks kui mõni nimi kordub. Ja teine asi on, et kui selles mõttes, et meil on nad järjekorras, nad on meie arust nagu mingisuguses topis ju, et see on kõige suurem põruja on number 1 siis, on ju? No jah, ma selle mõttes, et see number 1 on meil tegelikult ju paigas. on paigas. No ühesõnaga pigem on konsensus, et läbi aegade hallim drafti valik on Anthony Bennett, temast me nagu ei hakka. Suures mul ei ole. No enamike silmis, ma mõtlen, et arutasimist mitte, aga see on suures pildis meedia kujundatud konsensus, et Anthony Bennett see ei ole meedia kujundatud, see on nagu päriselt sitt mängija, et mis iganes, kui sinna irvambad naersid, et Kurbas oli draftis, siis kurat, ilma 2 käega võtaks ju Kurbas ennem kui selle vennana. See on esimene valik. Sellega nagu probleem see, mina nagu näen, et sellega üks probleem on see, et tänapäeval, kus on seda meediat kordades rohkem, kui seda oli nagu 60. 70. Bennett oli tänapäeva korvpall, see ei ole mingi... Ja, aga ma mõtlen, et Bennett, ma arvan, sai puhtalt nagu seda tähelepanu see palju rohkem kui mehed minevikus, kes võib-olla ei olnud ka, ma võin teile mõned nimed täna tuua, kes olid ka tegelikult päris kohutavad seal platsi peal, kuid kuna interneti ei olnud sisuliselt nagu meediapildis väga olemas, ajakirjandus oli natukene teistmoodi, kui ta on praegu, sotsiaalmeediat ei olnud üldse, siis ütleme nii, et lihtsalt see tähelepanu osaksed oli väiksem. Aga see selleks, et ma arvan, et me Bennettist siin täna selles saates väga palju ei räägi, et kes meil on mõne noorem kuulaja, kes ei tea Anthony Bennetti lugu, siis ütleme, olgem ausad, ka see 2013 draft, mille avavalik Bennett oli, on üks õnnetumat drafti üldse. Kuidas? Mõtle, kui palju tegijaid sealt ikkagi lõpuks tuli. Jannis ja Gobert sealt tõesti tulid, jah. McCollum ka, ja Oladipo, kes sai kohe viga muidugi Indianas, aga teda peetakse ikkagi üheks nõrgemaks, et Jannis ja Gobert natuke pääst seda drafti tagantjärgi, aga loteri osas on see üks päris sünge koostus, kes seal on. No ma ei tea, kui ikkagi kui sellest drafti aastast tuleb üks MVP juba, siis on draft tegelikult ju korda läinud. Bennettil ei olnud ka mingi asi, et tal oli küll üks asi, tead mis tal oli või? Ta ei osanud korvpalli mängida. Ei, see asi tal oligi. Tal oli reaalselt silmaoppi ju vaja, ta ei näinud. Silmaoppi ei päästa. Muideks Bennett mängis päris mitmed mäng Kanada koondisest. Õige mitmed mänge. Aga Bennetti kaitseks, ma ütlen ainult ühe asja.
mitte keegi, mitte ükski analüütik Ei arvanud, et ta on drafti hea valik. ta on oma valik, kõik arvasid, et ta läheb kuskil teises 10 või esikümne lõpus, aga mitte esimesena. Nii et tegelikult see kõige suurem lollakas oli Cleveland Cavaliers, kes ta valis esimesena, mitte nagu niivõrd isegi nagu Bennett, sest nagu kõik arvasid, et see avavalik on kas Nerlens Noel, kes läks 5. või 6. Victor Oladipo või Alex Len või keegi 4. Aga Alex Len oli ka kõrge valik. No ta oli 5. on ju. Oota, kui palju oli Irvinguga vahe, ma mõtlen drafti? 2 aastat. 2 aastat, et olid Irvingu võtnud ja peaksid olema samad inimesed, kes valivad ja siis valivad Bennetti. Bennetti, just ikkagi nagu kohutav. Ei no, selles mõttes, et kõige hullem näide sellest samast draftist on see, et 15. läks sellest draftist Jannis. Ja. Aga Jannis alguses oli ikka väga roo ka tegelikult. No ta oli ikka korralik toores projekt, jah. Just. Ta ei olnud siis põkk. Aga ma olen nõus, et see draft on parem kui 2000 aasta lennu draft, et ma olen sellega nõus, et 2000 oli Elton Brandi draft. Ei, see oli see, kus oli Kenyon Martin ja hunnik jama. Aga hakkame selle 3. pihta. Hakkame pihta. Me jäämegi raudama, et Erki hakkab tulema oma 3. Mul on, mis mõttes 3. No top 3-st 3. koht. Jamie Wiseman. James Wiseman. Kohutav. Kusjuures mul on ta jäetud 4, aga see on napikas. Mina pannud isegi aga ma panin ta teiseks ka, nii et selles suhtes, sest mul nagu on Bennett ja Wiseman nagu kogu aeg on seal topis. Lihtsalt Wisemani puhul on see draft, kus ta osales. No 2020. Ja nii kõva meeskond nagu Golden State seda oli, eks ole, võttis ta teisena. No Wiseman ju pidi olema, Warriorsi omanikul Joe Lacobil oli plaan, et tugevdada Santa Cruz Warriorsit. No see plaan oli siiski see, nagu San Antonio Spurs seda suutis, et tuua siis nagu edukate ja heade veteranide kõrvale nagu paralleelne tooteliin nooremate talentidega. Ehk siis sul on ühelt poolt Curry, Draymond Clay ja teiselt poolt tuleb kasvab peale siis Poole, Wiseman ja Moody on ju. Tol hetkel. Nad samas tegid, Poole'i nad trahvitisid ju väga puenult. Väga hea valik. Just. No seal oli teise elemente ka, aga Wisemaniga oligi see, et ega ta karjääris on kunagi normaalselt jälle kogu aeg oli mees vigane, siis ta ei klappinud Steve Curry vägagi targa süsteemiga, kus sul on, kui sul ei ole seda nagu mõttekiirust peas ja seda nagu mängetarkus, siis seal ikkagi väga vähesed noored on Kerri süsteemist nagu edukalt läbi löönud. Ta on teistes süsteemides ka käinud ja sama loll olnud nagu. Ta ei oska. Aga ta ei olegi, kus ta on käinud, ta on Indianas korraks on käinud. Teid oli ju sealt Detroitis selle juures ju, see, kes nimed ära unustas. No kuule, kes tema juures üldse õnnestus selle munti juures? Iva nagu on selles, et äga seal ei olegi midagi, lihtsalt seal ei olegi midagi. Aga mina mäletan, kui oli Wiseman esimene mäng, kõige esimene mäng NBA-s. Ja ma mõtlesin, et kurat, sest poiss tuleb asja, sest ta oli nii suur platsi peal, ta viskas 3, lammutas lauas, tundus nagu äge kutt, on ju. Ja siis hakkas nagu, mida rohkem nagu aeg edasi läks, et rohkem saad aru, et see poiss Steffiga ei sobi. Aga ühesõnaga, ma arvan, et see on asjalik valik Erki poolt ja leigume edasi Ardo juurde. Minu 3. siis või? Minu 3. on Zion Williams. Zion Williamson. Sa paned juba ennatlikult pastoks ära. Ossa poiss. No nii, aga teema kaasus. Selles mõttes, et kui on... Mees on juba All-Star mängul vist käinud. Ja, aga ühesõnaga temast ei ole sittagi kasu olnud. See oli niimoodi, et põhimõtteliselt räägiti temast nagu uuest Jeesusest. Kõik ootasid suured superstaarid. No see ülikooli kostust juba peale. Käisid tema NCAA mängudel ja nii edasi. Ja me oleme jõudnud sellesse kohta, kus me oleme näinud paksu peenikest ja kõiki muid variante vigastatuna. Alati vigastatuna. Ja to make my point, ta on sel aastal juba vigastatuna. Ja siis Pelicans ei ole temaga mitte kuskil jõudnud. Kui ta mängib, siis ta mängib hästi, aga need
maandumised asjad, mis iganes, need ei ole endiselt selgeks saanud, ta endiselt suudab ennast lõhki tõmmata. seal tuleks võib-olla võrrelda teda ühe teise vennaga, keda lõpuks ka vigastused ära rikkusid, Larry Johnson, vaata keda kehatüübilt on nagu võrreldud, et siuke põkk, aga Larry ikkagi tegi oluliselt palju muretumaid aastaid enne. Ja ta tundub nagu üldiselt ka rumal. Selles mõttes, et kui vaadata tema elukäiku seal NBA kõrval. Ja seepärast ma korraks mõtlesin, kui sa ütlesid, et paksu ja peenikest, et kas räägid ta elukaaslastest või? Ja, et neid on ka olnud erinevalt, oleneb mis tujudel pornofilme vaadata on olnud, siis ta on leidnud endale uued erinevad mängukaaslased sealt. Ja teine asi on nagu ka see, et et ta ei ole sellele nagu, milles nagu Ivan, sellest haibist ei ole mitte midagi alles nagu. Ainuke asi, mis sellest haibist nagu, see oli no mega haip oli selle ümber aastaid, kuidas tuleb Zion Williamson, see on meie Lebron, see pidi olemagi Ameerika päästja, see top 5, millest me inimene saada rääkisime, see pidi olema number 1 seal, Ameerika lipp on seal selja taga ja kõik on nagu ülivägev. Kui suurest oleks väga hästi sobinud selle Ameerika nagu esindamiseks, vaata suke laseb burgerit ja mängib hästi. Ja teine asi on see, et mis sellest alles on see, et see on üks väheseid nagu mängijaid NBA-s, kellel on tingimustega leping. Ja 160 miljonit vist mingi leping ja siis kui mingid mänge ei tule täis, siis ta ei saa mingit pappi vist. Nii, mul oli kolmas, mis sul kolmas? Kusjuures ma vahe kommentaar, et see Ardo see oli päris turske avaldus, et ma nagu, mina ei julgenud nagu neid, kellel on ikkagi, kes veel praegu veel mängivad, et ütleme, Weissman, see vend lihtsalt, ta ongi imelik ja nii edasi, aga peab Ardot kiitma, et see Zion oli päris terav. Aga ei, selles mõttes on üks asi, et ma tahan, et ta õnnestuks, sest mulle meeldib vaadata, kui ta nagu on terve ja mängib kossu, siis on atraktiivne vaatamine, kuidas ta korvpalli mängib. Aga kohati on nagu tunne, et ta ei taha isegi seda teha. Tekib ka natuke see moment, et me oleme juba piisavalt kaua oodanud, et nüüd midagi muutub, aga see ei muutu. Sest et ta kohe jõuab ealt oma praimi. Mul on natukene tast nagu kahju, et ta on nagu selle klubi ohver ju ka. Ja, kindlasti. Ta on klubi ja selle klubi meditsiini ohver ka, sellepärast, et neil ei olnud oma Anthony Davisega ka ju oli probleemi. Anthony Davis oli, tegelikult on Anthony Davis siiani suur klaasmees. Sai sealt kõva pärandi. Iva on ju selles, et see hetkel, kui Zion sinna läks, siis neil ei olnud oma nagu seda treeningi arstitsentrit üldse, nad kasutasid Ameerika jalgpallurite oma nagu. Et see nüüd siis eelmine või üleemine aasta lisandus neile siis päris oma tsenter ka. Ja Ameerika jalkas ei ole kõige tervislikumad praktikad, ütleme nii. Ei no seal on lihtsalt nagu, et see vigane minema neil on kõigil tingimustega lepingut sai. Jah, ongi. Ükski ei ole garantiid nagu. Seal ei ole jah. Seal on nii, et saad vigastuse siis järgmine. Tšau. Neid vendasid on seal küll, no. Neil on mingi kuradi 600 tükki ühes meeskonnas juba. Jah. Nii, ma olen siis, mina väga moderniselt mängida, ma tahaks natuke harida ka meie kuulajad, mõned on meil nooremad, kes ei tea võib-olla NBA ajalugu nii hästi ja ma ikkagi leidsin sealt igasugused huvitavad näited ja ma kaalusin korraks, kas panna nüüd sinna nagu nimekirjaga Len Biased, kes ei teinud ühtegi mängu ja kes võeti teisena ja kes omaenda otsuse tõttu, omaenda valikute tõttu on väga küll noores eas lahkus siit ilmast enne, kui ta sai ühtegi NBA mängu kirja ja ta rikkus sellega ära ka Larry Birdi ja Boston Celticsi nagu unistused, lootused saada veel ühte tiitlit. Ja, aga selle ma ei taha. Aga ma lõpuks otsustasin teda mitte kaasata. Ühesõnaga, hoopis võtsin siuksest lennust nagu 1986, mis oli väga... See oli 86. aasta draft on üks see neetud draft, sest et sealt draftist tulid ainult vigased, surnud ja vähe mängumehi. Ainuke tõsiselt võetav mängumees sellest draftist on Ron Harper ja võib-olla ka see center Dougherty, aga Sabonis valiti tegelikult ju ka 86. aasta draftis juba ära, ehk siis see 86. aasta draft on õuduskuubis. Nii, aga ma nime ei ütle, ma lihtsalt ütlen, et tema natukene selgitan, et kuidas ta kolmandale valikule üldse sai, ta mänginud ka pärast NBA karjääri, mis kestis tal 3 aastat, kus ta sai keskmiselt oli siis 70 mängu ja keskmised näitajad oli 2 punkti ja 2 lauda mängust kolmanda valiku kohta. Ta mängis ka Miami Tropicsis, Tulsa Fastbreakersis ja Westchester Stallions'is, aga see
selleks, ühesõnaga mees tegelikult oli nagu keskakossu üks legende ja ta oli John Williams, siis teda värbas North Carolinasse, ta tegi ühe läbi aegade parima ülikooli tiimi koos Vinny Del Negro, Nate McMillani ja Spud Webbiga. Kõik tuntud ja NBA. Ta oli üks suur mees, kellel oli väga hea pehmed käed, aga juba ülikoolis, kus ta võeti esimesed aastal lõi ta vahele raadio varastamisega. Kleptomaan. Jah, pidi 46 tundi vanglas olema ja sai mingi tingimisi karistuse. Seejärel selgus, et see mees ei saa üheski kooli eksamist läbi, et ta on täiesti puru roll. Mitte üheski eksamisse, et ühesõnaga leiti üles, et selle mehe nagu eksami tulemuse pidavalt võltsiti, et ta saaks nagu kuidagi moodi nagu seda ülikooli nagu elu jätkata. Ja aga no siiski siis mõned nii-öelda tõsine kangelane tõsine kangelane jah ja see mees ja see noormees ise ütles, et ega ma täpselt ei osanud lugedagi, aga mul öeldi, et pane kriipsud sinna linnukesed. Ma tegin nii nagu paluti. Ma ei tea nagu valikvastustega test, hops, 3 drafti valik. Valikvastustega variant. Pane konks sinna, kus täppi juures. Pane konks sinna, kus tahad, et sind valitaks. 80-ndatel oli üks sugune, Bill Simmons asemel oli siis mees nagu Bob Gibbons, kes oli väga tuntud NBA nagu analüüsija ja tuntud ikkagi kommenteerija. Ja tema ütles, et see kutt ei ole kunagi nii hea, kui tema nagu maine on. Ja ta sai sellega surma ähvardusi, see tüüp, see kirjutaja. Sellepärast, et tõesti ülikoolis, mis sest, et ta põrus eksamit, mis sest, et ta vahele varastamisega keskmiselt pani ülikoolis 17 punkti mängus ja 7 lauda, ei olnud üldse paha mees. 17 punni, 4 raadiot, 3 söötu. Nii, aga lõpuks ta siis, meie nimi on Chris Washburn. Just. Ja lisaks ühesõnaga tal oli veel ka, et tal kas oli Tallas ei valinud teda mitte või? Warriors võttis ta. Sinu meeskond on nii palju täna saanud. Ja lisaks jah, tal oli veel paar varguse asja seal ülikoolis. Aga nimelt, miks ta nii hea mänge kirjas oli see, et no mis siin salata juba teise loo ajal, kus ta nagu oli, et ühesõnaga tal oli seal mingi väiksed põlveprobleemid, aga põhiline probleem oli see, et mees nagu põrus järjest nagu narkoteste. nagu, ja talle anti võimalus, talle anti korda võimalus ja lõpuks oli, NBA nägi, et nagu kurat, me anname sulle nagu mitu korda 3 võimalust järjest, et sul on 3 testi. Ja siis pärast 72 mängu, kus ta juba mitmekordselt põrus järjekordselt narkotesti, öeldi mehele, et nüüd on bänn, eluaegne bänn. See on nagu Verdon Maxwell oli ülikoolis, ta oli sama hädad. Eluaegne bänn ja tuli ta 1989, ta küll proovis mängida veel ka pärast tõesti nagu Continental basketballis ja ta läks pärast Argentiinasse, Puerto Ricosse, Kreekasse, Šveitsi, Kolumbias isegi mängis. Ei tea miks. Aga mis temast sai muidugi ta päris traagiline lugu, et kui sa ikkagi lugeda ei oska ja nagu oled üldse nagu natukene mitte kõige kirkam karvis, siis ta pärast mängekarjääri elas see mees ikkagi trükker elu. Ja sõi nagu prügi nagu prügi suhteliselt sõi. Läksid Tolante vesti idee. Ja oli nagu narkoga ikka kädas elu lõpuni, kuni lõpuks siis ta leidis naise, kes ta aitas õigele rajale. Aga tänaseks pole temast eriti midagi kuulda, mis temast on saanud, aga ütleme nii, et üsnagi traagiline lugu ja see näitab, et kui aju peas ei ole, mis siis teha? Tulles selle 86. aasta drafti juurde tagasi, siis nagu ma ütlesin, et vähemalt elas peale drafti veel sai isegi liigas mängida, et selles suhtes, et edulugu, aga kolmanda drafti valiku. Täna on ta kusjuures inspireeriv kõneleja, motivational speaker. Kogemusnõustaja. Ja ettevõtja. Living in the van down by the river. Aga ma annan nüüd Henrile. Mul nii traagilist või sellist venda ei ole, et ma arvan, et järgmisel ringil saame sult järgmise hea puraka. Ma mõtlesin ka, et siis keda võtta, aga 3. koht, et keda on ka nagu paastiks vaata võib-olla, kas saab nimet või mitte, aga Marvin Bagley 3. Ma arvan, et see on hea valik. Ja tema võtsin ma sest et tema põhihäda oli see, et ta valiti
ta valiti enne Luka Doncicit ja Trae Youngi, et ta ikkagi oli enne ka Shade. Enne Shade, eks ju, ja noh, Shea, vaata, tema võib-olla tõusis ka hiljem, vaata üles, sest Shea vahetati ju seal Paul George'i ja miljoni muu asja eest, eks ju veel ka hiljem. Aga Bagley oli ikkagi keskkoolis, oli kõva skoorija ja Duke'is sai mängida, ehk siis ülikoolis oli juba eesotsas. Ta oligi ülikooli Kossus suur staar ikkagi. Ikka suur staar ja skaudid ikkagi nägid, et tead, suke uue põlvkonna suur, suudab väljast visata. Et ründes on hea, aga kaitses võib-olla ei ole tead nii suuri plusse ja siis hakkasid muidugi talle vigastused ja asjad pihta. Tead, mis kui keegi ütles, ma mäletan aasta 2018, ma isegi jälgisin tol hetkel päris asiselt seda drafti teemat ja mis minul kohe lõi väga suure punane lipp, mis on suurem kui see meie lipp seal Pika Hermanni otsas, lõi väga suure püsti oli see, kui... Mis see punane lipp Pika Hermanni otsas? Mis asja? Ma kuulsin ühelt inimeselt väga punast lippu, mis on nagu suurem lipp kui see meie lipp seal on ju. Et keegi võrres seda Andre Drummondiga ja ma olin okei. Kui on võrdlus on Andre Drummond, kes küll tegi väga kauneid numbreid lauas, aga siiski need numbrid olid üsnagi inflatsiooniga lauanumbrid, et ta võtta seal iseenda lauda väga suure isuga. Et siis ma mõtlesin kohe, et okei, kahtlane värk. Ja muidu see draft ka, et lihtsalt nimed nagu eespoolt tulla, et eesotsa teavad kõik, eks ju, Ayton, Bagley, Doncic, Jaren Jackson Jr., Trae Young, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., Colin Sexton. No siis hakkab nagu, nimed hakkavad nagu Kevin Knox teine, Knox võib ka pastiks panna, aga 9. kohal. See oli Michael Bridges, siis tuli Shea, vaata 11. kohalt. Siis oli Miles Bridges, see on ka igasuguste asjadega olnud muresid. Ja siis aga... Michael Porter Jr. Et tegelikult see 2018 oli tugev draft. Väga hea draft, üks paremad viimasest 10. Aga jah, et sealt seest ikkagi see Bagley teise valikuna paratamatult jääb silma ja ikka enne Doncicit lähed, siis see on raske. Ja praegu ta on liigas, eks ju, aga... Ta on Wizardsi varu center. Ayton läks ka enne Doncicit. Jah, Ayton läks ka, aga Ayton ütleme, Aytoni puhul me ei saa seda Pasto variantiga rääkida, ta ikkagi käis ju finaalis ära ja midagi tegi, eks ju. Et ja siiamaani... Ta on nagu Bargnani, ta on nagu okei. Jah, Bargnani, et siuke okei, et õiges tiimis, et nüüd ta saab Lakersiga teha. Ayton isegi on kõvem, ma arvan, kui Bargnani ikkagi, sest ta on põhitsentrina oma tiimi ikkagi finaali vedanud. Bargnani... Vedanud on vale sõnaga, okei. Et oli seal platsi peal. Praegu, eks ju, selles mõttes, et Jaren Jackson Jr. on saanud juba Defensive Player of the Year'i, aga kui sa võtad nagu accolade, siis tegelikult ju Ayton on rohkem teinud tiimi mõttes kui Jaren Jackson. See ei ole päris aus. Aga ma ütlen, et nagu see, kui just see, et kui enne Lukat ja see oligi see, et kuidas seda Sacramentole pakuti seda Lukat, pakuti nagu kandikul ja siis Lade Divac, kes oli tol hetkel Sacramento juht, ütles, et meil oleks liiga palju point guard, ta mõtles siis seda, et Luka ja Fox ei suudaks koos töötada, mis totaalne jura see oli, aga kusjuures jutud on ka see, et Lade ja Luka isa olid mingist tülis. Aga sinu teine koht? Kuna Wiseman ja Bennett olid mu lemmikud, siis kolmanda suurena ma tulengi välja. Sinu number 2 siis? Bennett on niikuinii kõigil üks. Ei ole kõigil, mul ei ole teda üldse. Mul on siis üks suur mees, Tapeedi nimeline, ehk siis Tansaania oma Janar Puras on Hakem Tapeet. See oli teise valikuna ikka päris ulme ausalt öeldes, et ma tean, et seal samas ajärgus valiti ju esimese valikuna oleva Kandi ja ega Doncic Tarko. Tapeet oli palju hiljem ju. Tapeet oli 2005. 2010 oli Tapeet. 2006. 2010 Hashin Tapeet oli 2010. Ma mäletan väga hästi, John Wall oli esimene, Hashin Tapeet oli teine. Ja oli küll. Vabandust, Turner oli võib-olla ei, Turner oli 3. või 4. Tabeet oli 2009. Tabeet oli 2009 pärast enne Hardenit ja pärast Griffinit. Ei, sorry, ikkagi okei. Ma panen siis selle, et Tapeet, aga enne Tapeeti oli veel üks Tapeet, Hadidi nimeline, iraanlane. Aga seda ei valitud kahjuks nii kõrgelt, aga ühesõnaga kaks suurt rätipeade klooni said ka... Tapeet oli 2-2 pikk ja sellepärast ta saigi... Teil 2-20. 2, et aga sellepärast ta saigi NBA-sse, aga tüübil oskusi ei olnud. Et keegi ei saanud, aga ta oli NBA parim rätiku see liigutaja ühel hetkel.
ja ega tema puhul oli nagu naljakas see, et kui teistel pikkadel on nüüd siis olnud Euroopast või kust iganes on hiljem pole kohanenud selle NBA stiiliga, siis temal puudus ka särav ülikooli asi, et ega seal ei olnud midagi sellist nagu siin eurooplased, kes on käinud, võtame sama Mötola või Siidekid aastaid tagasi, et nendel oli ju korralik ülikooli karjäär, aga kusjuures ega tal üle paha karjäär on, ma vaatan, et ta on siin ikkagi pool maailma läbi käinud, praegu on ta Aafrika liigas ja ta oli 2021 oli Taiwani liiga parim lauavõtja ja ploki ja parim kaitsemängija, nii et Taiwanis sai temast kõva tegija. Ta elatab ennast ikkagi Kossust tundub. Ma arvan, et see tüüp sobiks ka Eesti liigasse tegelikult päris hästi. 38 aastat. Aga minu teine koht on härra Movie Star aastast 2001 ja mees, kes siis on süüdistatud kõikides oma elu failides Michael Jordanit, kes teda sealt number 1 valis Washington Wizardsisse, Kwame Brown. Kes teab seda suurt filmi, kus Aafrikas tuuakse vägisi põhimõtteliselt pikk mees korvpalli mängima, siis see on Kwame Brown. Aga see on ka tema korvpallikarjääri hiilgehetk olla Hollywoodi filmis. Sest et korvpalliväljakul ei saanud ta mitte muffiga hakkama. Tõsi, ta mängis pika karjääri NBA-s, ta mängis 12 aastat seal. Keskmine punktisaak oli 6,6 äkki, aga ta oli sügav rollimängija ja ta kõikides oma hädades on süüdistanud Washington Wizardsit ja Michael Jordanit, kes olid kohe, teda settinud appi nagu failima põhimõtteliselt. Ja ta vist on see TMC kollase meedia süke sõber ka olnud, et mingi aeg kogu aeg võttis sõna ühesõnaga. Ja, no see oli sellest, et ta seal kuradi filmis oli, eks ole, siis ta oli suur superstaar ju kohe, aga no kurat Kosovo väljakul nagu väga välja ei tulnud kohe mitte midagi. Tõsi, ta oli, ma arvan, et ta oli rohkem kuulus enne NBA-d kui pärast NBA või pärast NBA-s olles. Ma arvan, seal ta unustati nii ruttu ära, kui see film okei on. Aga ta oli mingi keskkooli Kossu superstar. See on mingi Kevin Baconiga koos film. Ja. Ja see oli hea film. Nii, sinu teine. Ma vaatan, kas te tunnete ta ära, tegelikult ta ei ole üldse nagu vähe tuntud nimi. Ta oli 1989 teine valik. Danny Ferry. Aitäh, et sa rikkusid ära. Aga hea teadmist, ma kiidan seda. Ja miks ma panen see kirja on siis see, et miks ta nagu draft bust on see puhtalt see, et esiteks ta ei kunagi nagu päris staari level mängida, keda temast oodati, aga meeskond, kes ta draftis, Los Angeles Clippers, ja ma ütlen, see pigem see Clippers on see nagu see põhjus, miks ta on bust, mitte Danny Ferry ise, on see, et Danny Ferry keeldus mängimast Los Angeles Clippersi jaoks. Ta valiti teise valikuna ja mees ütles selle peale, minge sinna samusesse, ma olen Itaalia esiliigasse mängima ja ma ei tule sealt teine ära, kui mul on uus tiim NBA-s olemas. Ja läkski mees Itaalia esiliigasse mängima 9 aastaks, mängis seal väga hästi ja siis juba tuli tagasi ja Clippers oli ta õigused andnud siis Clevelandile, kus ta tegi väga eduka tandemi koos Mark Price'i ja Brad Odertiga ja ta isegi sai ka tegelikult ka meistritiitli Spursiga, kui ta oli mängukarjääri lõpus aastal 2003 ja pärast mängukarjääri sai temast väga edukas tegelikult ju manager, ta oli ju Atlanta Hawksis oli manager, ta on olnud Warriorsist, praegu ta Spursi konsultant, ta oli Spursis seal vice manager, et tegement väga eduka karjääri teinud, ta oli väga edukas ülikooli karjäär, aga kurat, kui sa nagu valid selle mehe teisena ja ta ei mängi su eest mitte ühtegi mängu ja lisaks, ega ta ei olnud päris nagu all-star mänge ka, siis mina ütleksin, et see on päris suur bust. No, et tal see võib-olla Itaalia minek oli ka see küsitav valik, eks ju. Et sellega ta riskis päris palju, eks ju, aga oli enesekindel ja proovis, eks ju. Ja ega ta esimene on, Steve Francis ei olnud ka nõus Memphises mängima. Neid leiab veel, eks ole, aga Danny Ferry teine valik. Tapet oli ka teine valik. Karjäär on abras. Nüüd tulen natuke siis ajast edasi, ka juba mõnda aega möödas, Craig Oden on üks mees. Ja tema puhul me räägime võib-olla sellest ka, et ikkagi vigastused rikkusid tema karjääri, aga see basti, see nii-öelda terminoloogia ongi üsna lai, et üks asi, et päris ei oska mängida, siis me rääkisime Bennettist, eks ju,
on üks näide. Ma korraks oponeerin, et kui selles samas draftis Durandi asemel oleks mis tahes mingi muu mängija, siis see Oden ei oleks üldse nii halb valik midagi. See on see paratamatus jah, et valitakse. No kui Bagley sama lugu tegelikult ju, ta ei ole nagu, ta ei ole nii halb mängija, nagu seda võib-olla Wiseman, ta on ikkagi varutsenter endiselt NBA tasemel, aga lihtsalt see, kes tema ümber valiti. Aga Odenil selles mõttes, et tema vast räägiti kui järgmisest Shagist, kui ta noor oli. Et oli juba keskkoolis, oli kõva tegija, Ohio State'is oli ülikoolist kõva tegija, esimesel hooajal tõmbasid finaali kohe välja, siis Blazers valis ta esimesena ära, aga kahjuks jah, siis kohe hakkasid opi järel tulema, sai mängida ainult 105 mängu, et see ei ole, mis on hooaegi natuke peale mängude arv. Aga et kui natukene korraks ka vaadata lihtsalt kiirelt, et mis tema draft oli, et tema oli eks ju esimene valik konkreetselt Oden, peale teda tuli Durant, siis tuli Al Horford, siis tuli Mike Conley, siis tuli Jeff Green, no vot siis läks natukene Jian, mingi Hiina mängija oli, 6. valik oli siis 2007 draftis, Corey Brewer, Brendan Wright, Joakim Noah, Spencer Hawes, AC Law, sükene meh draft, aga ikkagi kui Durant on seal sees ja sind valitakse enne Duranti, siis paratamatult satud ka sellesse nimekirja. Nii, aga sinu esimene on, me oleme kuulnud juba nüüd 6000 korda. Okei, Bennetti unustame ära, mul on esimeseks ikka, sest ma arvasin, et Bennett on kõigil meil esimene, aga okei, mul on veel üks purakas tagataskus, et kui sul on esimene valik Markel Fultz, siis saad aru, kui sul on siuke granaat, et sa viskad lauad katki, siis valitakse esimesena. Tervitused Timo ajale, aga kurat nii ei saa peale visata. Kus juures, siin nagu tegelikult ei saa süüdistada, sest see jama juhtus, see kuidagi nagu ajaliselt. See on sama suvel. Jah. Et kui see jama tema selle õlaga juhtus. Jama juhtus see, et need skaudid ei saanud aru, et Tatum ei ole kolmanda valiku materjal. Ja see selleks ma räägin, Fultz oli nagu geniaalne korvpallur enne seda, kui see juhtus see jama. Ja, tal ikka juhtus, see on ikka füüsiline vigastus põhimõtteliselt. Ja, selles mõttes, et see oli nagu, ta pidi ju õppima uuesti korvpalli mängima oma kätega nagu, et täiesti nullis, sest et käed ja lihad, need ei teinud koostööd, aga seda, kas neil ei olnud siis medicali või ma ei tea, nagu seal. Aga pooltel tiimidel polegi medicali. Ei, selles mõttes reporti, sa ju kammid nagu selle mängi nagu täiesti segas. Ja teine asi on see, kui ta valiti, siis tegelikult kõik raportid näitasid, ta läheb esimesena. Ja, aga sul on samas draftis Ingram, sul on Tatum, sul on... Ja, aga kõik langesid selle ohvriks, selles mõttes, et viimane nagu üks meeskond, kes oleks saanud selle variandi, nad oleks võtnud ükskõik milline meeskond, sinu geniaalne valija Golden State Warriors samamoodi oleks valinud Markel Fultzi sealt, sellepärast, et see oli raport, tema oli pikalt ees, tema oli number 1 valik. Et seal ei olnud minu arust kahtlust, sest kõik raportid näitasid this is it nagu, et uus Jeesus jälle tuleb. No jah, temast oodati siukest. Ja, aga vähemalt ta oli vähemalt tal oli see, nagu tal oli vähemalt mingigi taust, et ta võiks esimese valikule minna võrreldes Bennettiga. No temast oodati tegelikult uut Hardenit. Teda nähti, kolledžis oli ta tõesti nagu supermängija. Temast nähti siukest nagu hardenlikku kavalat, väga oskuspõhist mängija, kellel on väga hea driblamine, üsna hea viise ja lisaks nagu siuke tarkus, mida paljudel tagamängijatel ei ole, aga õlg läks pekki ja sinna läks ka karjäär. Ben Simmons on ka oma ajuga seal samas kategoorias. Ben Simmons on ikkagi all-star mängule valitud. NBA tasemel ka. Ja, et see nagu natukene, vähemalt minu peas, see juba natuke nagu pehmendab seda värki. Ben Simmons teisel aastal. Kerge nagu see... ma ei tohi sükst jutt rääkida. Ja sellepärast näiteks kui me eile tuli sinna meil, et 3 tükki, siis mul oli nagu selge, et Wiseman on ja Bennett ka ja siis seda kolmandat ma nagu tegelikult hakkasin kohe nagu mõtlema, siis tuli uuesti Wiseman, Bennett ja siis mõtlesin jälle kolmandat. Erke nagu see Washburn, pane rist sinna, Wiseman, Bennett. Aga jah, et mina nagu välistasin just näiteks Odenit ma ei saanud panna, sest siis ma oleks juba tahtnud Ralph Sampsonit ka panna, aga samas kui see vend on
kuradi ikkagi finaali vedanud Houstoni, siis noh, kuidas sa paned ta sinna, et noh, see Washburni lugu mul siis kui Otto hakkas rääkima, siis mul kohe viirastus, et see 86. aasta drafti kohta seal läks kõigil pahasti, esimene ring, teine ring, et sealt ei tulnud mitte midagi. Nii, aga minu esimene, ma ei tea, kas sul on ka Bennett esimene või? Ei ole. Okei. Siis meil on lootus siin veel. Ma ei saa aru, kuidas saab olla keegi peale Sam Bowie esimesel kohal üldse nagu draft bustidest, sest see on mees, ma saan aru kõige esimesest valikust selles draftis. I get it. Ja see oli õige valik nagu. Aga vaat Sam Bowie'st ei saa mitte keegi aru selles mõttes, sest see on mees, kes valiti enne Goati, enne Michael Jordanit. Ja tema karjäär nägi välja niimoodi rätik käes. No, aga sa pead aru saama sellest, et neil oli juba Drexler olemas ja neil oli pikka vaja. No kuule, tsiteerides Jordani treenerid, play him at center then, kui vaja. Okei, seda. Okei, sellega, mis on kokku võetud see asi. Ei, selles mõttes, et okei, noh, mis siin saate, number 1 oli minu arust Hakim Olajuwon, on ju? Nii, see on okei valik. Nad pidid seda tegema. Tema oli parim valik üldse nagu draftis sel hetkel, tol hetkel nagu mis Scoudi reportist tuli, on ju. Aga see, mis pärast juhtus, tegelikult oli nagu Michael Jordan oli juba superstar, oli ülikoolis, eks ole. Ta oli olümpiast juba superstar. Ja ühesõnaga, see mees valiti enne freaking Michael Jordanit ja see on nagu andestamatu viga. Siiamaani kordatakse seda, mis Erki paneb siin papagoina, et neil oli tsentrit vaja, Nad valisid ta Michael Jordani asemel nagu. See on nagu see, kui tehti ESPN tegi... Tegelikult see on suht sama nagu Bagley ja Luka, mingis mõttes, et nagu valiti mingi nagu positsiooni, mitte parimat mängit. Jah, see oli nagu see, et see on läbi aegade kõige parem mängija nagu. Michael Jordan, sa jätad selle vahele. See on nagu ESPN tegi selle mock drafti või selle läbi aegade drafti sa said panna kokku oma meeskonna nii nagu tahtsid ja kõik staarid olid seina peal. Kuhu tiimi Bowie läks muidu? Nii, Portlandi. Ja siis oli see, et esimene valik oli Charles Barkley'l. Selles, tema oli üks nendest staaridest, kes sai valida. Ja siis, kõik teadsid, mis sealt tuleb, eks ole, kelle ta valib, eks. Kõik teadsid ja siis nii. Ja minu valik on, esimesena ta oli säras kohe seal, minu valik on Allen Iverson. Ei ole paha valik. Ei ole paha siis valik. kõik seisid, aga what the hell just happened? Siis keegi kõrvalt küsis, et kas sa nägid, et Jordan on ka seal seina peal? Aga ei, tegelikult ma tean seda, see oli lihtsalt sellepärast, et Barkley sai aru, et ainult drafti esimesed valikud, vaata. Aga see oli nagu all time. Jaa, aga ta saigi asjadest nii valesti. Aga sellepärast teda armastataksegi. Mitte keegi ei vali mitte kuskil enne Michael Jordanit, mitte kedagi. Nüüd tänasel päeval võime öelda, et siis nagu täiesti lõpetatud jutt, nagu, et kui on valikus seina peal, on Jordan on kirjas, siis mida? Ma lihtsalt mõtlen seda vahepeal lihtsalt paratamatu, seda kõik teised ka teinud, et kui Bowie asemel oleks Jordan läinud Portlandi, et milline ta karjäär oleks seal olnud üldse ja kellega? Ma ütlen Bowie kohta niimoodi, Sam Bowie, Otto me ütles, et vigastustega oli hädas, on ju, ta mängis ainult ühe terve aasta kogu oma 4 NBA-s. See oli Oden enne Odenit. Kõige allen, ta oli vist mingi täitsa okeid numbrit tegi vist, nagu rollimängi kohta. Mingi 7,6 punni oli ta ühe loo ajal. Päris hästi lehvitud. Nii, ma loen mingi punni-hundi nime ette, siis ma jõuan lõpuks teile nagu Bennettini, kes oli Bennett enne Bennettit. Esiteks ma kaalusin siin siis eelmises kümnendist Jalil Okafori, kes tuli väga valel ajal NBA-sse, kui post-up piigina ta väga kiiresti kolmas valik ja oodati palju ja langes kohe välja. Michael Kidd-Gilchrist. Ja aga vähemalt Okafor näitas ära oma esimese 2 hooaega, et ta ikkagi nagu, ta oli pika mehe kohta, mingid movid olid olemas, et selle sama Gilchrist Kiidiga, kes see oli üliilus riskiga. See miinus projektne. Ta läks enne Kristof Porzingist. Ja seal oli päris pikk vaidlus.
et üldse kõigepealt see New York Tingus läks 5. jah, et miks nagu ja nii edasi, siis oli see, et miks Porzingis peaks et Okafor on nii hea, ta on nii hea ja et kuidas mina arvan seda, et Okaforist ta tegi, aga nagu pärast nägime, et ikkagi post-up professorid pole kellegi vaja enam. Keith Gilchrist valiti puhtalt vaibide pärast, ta meeldis kõigile Kentucky ülikoolis, aga sellest meeldimisest on vähe kasu, kui see ise on katki. Derrick Williams aastal 2011 oli teine valik, ma arvan, et enamik inimesi ei mäletagi, et siukene inimene on teine valik tegelikult. Adam Morrison 2006 kolmas valik. No jah, valge mees, kes lihtsalt, ma ei tea, ülikooli kossu pealt sain. Siis Jay Williams 2002. Aga teda ma ei paneks jälle sinna, sest et me ei tea üldse, kuidas ta oleks kohal. Kui sa valid Pulsina tema teise valikuna, siis see tüüp nagu esimese... No okei, ta poleks pidanud mootorratta ossa ja et okei, sul peab olema mõistus nii palju peas, et sa ei lähe suvel, ma ei tea, Jav Tokase kombel Jaavaga sõitmane. Siis nüüd teeme majas kohe Ulganisti tagasi, ma korra mõtlesin ka Joe Barry Carroll, kes sai super hüüdnime Joe Barely Cares, sellepärast et mehel oli täiesti ükskõik, mis platsil toimus, tema tahtis oma 12 punkti 6 lauda kätte saada, ta oli rahul sellega. Korralik stats tolle aja kohta. Just, aga nüüd ma võtan veel ühe nime enne oma lõplikku nime. 1977 valiti Paxi poolt avavalikuna Kent Benson, kes oli ülikooli Kossus palju lammutanud. Aga probleem oli see, kuigi Kent Benson oli tõesti ülikooli Kossus head, aga siis tema esimene mäng oli Lakersi vastu, kuhu oli just suundunud Kareem Abdul-Jabbar, kes mängis Milwaukee Bucksis oma esimesed parimad aastad. Ja mida tegi Kareem Abdul-Jabbar Benson esimeses mängus, ta murdis Bensoni käe ja see tüüp ei saanudki pärast enam kunagi terveks. Nii et Kareem ikkagi oskas Bucksile käru keerata. Aga nüüd, 1972 on see lend, kus tegelikult tehti Bennett enne Bennettit ära. Valiti siis esimese valikuna mees, kes mängis kokku 4 aastat NBA-s, sai keskmised 5 punkti ja 2 lauda ja kohutav protsendid. Valiti enne ülikooli Kossu, Keska Kosku, no ühesõnaga kõigi tasemete Kossu absoluutselt superstaari, keda kõik arvasid, et peab minema esimesena Bob McAdoo. Kõik arvasid, et McAdoo peab minema esimesena, kuskil seal läheb ka Dr. J, kes läheb abasse, aga valiti ikkagi LaRue Martin 1972 esimese valik. Mis asi? LaRue Martin, mees, kes valiti selle pärast Portlandi, jälle Portland kogu aeg. Portland ja GSV on olnud geniaalsed valijad. No Minnesotal on seal ka huvitavad valikud. GSV on häid valikuid ka teinud. Aga LaRue Martin, miks teda valiti, oli see, et Portlandil oli tol hetkel 2 skauti ja see üks skaut läks siis vaatama vahepeal selle NCAA mänge ja ta nägi 2 mängu, mis LaRue Martin nägi ja LaRue Martin mängis ühe mängu Bill Waltoni vastu ja teise mängu mingisuguse ka tubli mehe vastu. Ja LaRue Martin sai hakkama, kujutate ette, mees sai hakkama nagu normaalselt on ju. Ja nende 2 mängu pealt mõtles skaut, et kurat, et see mees on nagu, see on parem kui see McAdoo, kes lammutab kõik asjad ribadeks ja siis Portland usaldas seda skauti, see skaut valandati 3 kuud pärast seda drafti, kui Portland sai aru. Äkki see oli skaudi past ka siis? Aga seal oli üks asi veel, muidugi ma jätan siin pool lugu rääkimata, et miks LaRue Martin läks esimesena ja miks mitte Bob McAdoo oli puhtalt see, et enne drafti levisid kuulutud, ma rõhutan sõna kuulutud, et Bob McAdoo on sõlminud lepingu ABA meeskonnaga. Ja sellepärast siis nagu Blazers, kes kartis, et need kuulutud vastavad tõele, kuigi Buffalo Braves, kes valis pärast Portlandi teadis, et isegi kui nad vastavad tõele, siis ABA ei saa võtta McAdoo'd, sest McAdoo oli tollekal 17 aastane, ta ei tohtinud seda lepingut veel sõlmida. Braves oli nagu loogiline, et isegi kui tal on tehtud, see on illegal, see ei kehti, ma saan ta ikka NBA-sse võtta. Aga Portlandi ei jamustanud seda läbi. Portlandi oli juristidega ka kehvasti. Neil on nüüd juriste vist ka, et 2 skauti ja juristi polnud ühtegi. Ja võtsid ikkagi LaRue, siis ma mõtlesin, et äkki mis kasu meil McAdoost on, kui ta NBA-s ei mängi. Ja nii juhtuski suurim viga ja kusjuures LaRue Martini narriti aastaid, et kõige kehvem avavalik üldse, et ei olnud mitte mingid oskusi mehel, ei olnud ainult pikkus nagu tapeet on ju. Aga mis seal ikka, et lihtsalt tol hetkel ei olnud ei sotsiaalmeediat, ei olnud nagu internetimeediat ja LaRue Martin tänaseks on nagu vajunud unustusse, Bennett elab edasi. Nii, aga kes on sinu valik?
ma võtsin, no ma mõtlen, et kõik teavad seda venda, aga tegelikult ka ikka päris ammu, sest et kas tuleb Tarko ära või? tuleb Tarko ära, jah. Tarkoga ei saa ma üldse nõus olla. No nii. Tarko teine valik 2003 Pistons võttis ta ära ja siis peale LeBron Jamesi ja enne Carmelo Anthonyt. Ja Dwayne Wade ja Chris Bosh. Jah, et seal neid nimesid jätkus, aga noorena samuti oli ikkagi tegudemees, Serbia imetalent, 17-aastaselt sai juba Euroopas profiks, eks ju. Paistis silma, pikkust oli, eks ju, can't teach height, kõik jutud, filmiti teda igal pool, käidi vaatamas, no oldi veendunud, et sealt tuleb. Aga jah, et Pistons siis no ei löönud särama ta mäng seal mitte kunagi, et ta mängis tegelikult NBA-s isegi 7 aastat, aga Pistons siis enesekindlus, areng, kõik jäi seisma tal, Pistons võib-olla ei ole kõige parem koht. No ta ju läks tiimi, mis oli meistritiitli jäi. Just ja siis, tal on vist isegi sõrmuse sai kätte, aga vaatamata sellele ikkagi tema tegudes, põhimõtteliselt Topiciga ei hakka võrdlema, aga Topicil on veel aega minna, aga vaata lihtsalt see, et sul on ebaõnne. Seal on jälle ka see, et lihtsalt sa oled sellepärast seal listis, et sa satud selliste nimede vahele. Põhimõtteliselt sama asi, kui seal need järgmised 3. ja 4. ja 5. valik ei oleks tulevased Hall of Famerid, siis Tarko oleks väga solid pikk. Üks iseloomustav lause on ka, et lahkus NBA-s 7 aasta pärast, hiljem tegeles boksi ja põllumajandusega. No aga 7 aastat, kui su karjäär 7 aastat NBA-s vastu pidanud, mida sa veel tahad? Siis on, kas tema oli see, kes gangster oli või? Ei, Pekovic oli gangster. Pekovic on see põhigangster, aga temal oli vist see, et ta ikkagi oma rahade eest ta lõi mingi päris korraliku farmi ehitas endale sinna, et see põllumajandus. Ma nagu süüvisin nendesse üldiselt ka nagu draft bustidesse ja minu arust nagu joonistus välja nagu väga ühine nagu joon. Ära võtta pikka meest. Täpselt. Draft bustid, okei, see on full Dragan Benderid ja Thomas Robinsonid. 4. valik, jah. Aga nende ühine nimetaja on, et nad on pikad, tsentrid. On tavaliselt, need, kes on olnud põrujad, on tsentrid tavaliselt. Tsikitešvili. 5. valik. Et kuidas nagu on see võimalik, et see ühine nimetaja on see, et kõige ohtlikum valik ühesõnaga, mis sa draftis saad teha, on pikk. Et sellepärast, et see pasti võimalus on rajult kõige suurem. Ja aga kui me võtleme ajalooliselt ikkagi, kui pikk valitud esimesena, siis üldiselt ikkagi esimesena valitud pikad on tegijad ju. No nii ja naa, mitte kõik ju. No okei, kui me jätame Michael Olevakandi kõrval, kellel oli ka väga solid karjäär ikkagi lõppude lõpuks. Okei, ei olnud. Aga vähemalt võrreldes Tampeediga ta vähemalt mängis seal ja kui sa oma parima loal paned ikkagi double-double'i lähedased numbrid kokku, siis sa ei saa olla past. Aga minu arust on pigem see, et on ka Shaq ja Robinsone tõepoolest, kes igati õigustavad oma valikut. No minu arust on Shaq ja Robinson seal ikkagi Hakim. Aga selles mõttes, et Karim ka. Karim on üks ülehinnatud. Kui keskmine avavalik, kes on pikk, on selline tore mäng, aga ta ei anna sulle nüüd mingi, ta ei viisinud kuskile kõrgustesse enamasti, no siis ma ütleks ka, et see ära võta pikka, võta pigem nagu mingi asine mees. Milwaukee ju ka ju vahetas oma Dirk Nowitzki ära selle, et saada tallaselt üks traktor. Trailer, jaa, hüüdnimi oli tal traktor, sest ta oli lihtsalt nii paksne. Paksist ma tahan. Ei, tegelikult tal meeldis nuusutada ka, vaata, ei tea. Ei, Robert Traktor Trailer, või mis tal see kuradi Trailer Traktor, aga ta oli 6. valik ja nii et Dirk oli 8, nii et selles suhtes ma toon lihtsalt ühe nime veel, teda ei saa nagu pastiks võtta, sest ta natuke liiga kaugelt tuli, aga ta on lihtsalt püsinud mul meeles, ma ei tea, üle kõigi nende aastate on Larry Sanders sealt Paxist. Ta oli esimene ring 15. valik, aga temast sai ikkagi nagu mängumees ja ta sai siis ühel hetkel korraliku lepingu niimoodi, et ikka 10 miljonit ja rohkem, eks ju. Ja siis tüüp ühel hetkel ütles, kuule, ma tahan kunstiga tegeleda.
ja siis ma mäletan neid, ma vaatasin neid intervjuusid ja asju, seal tegelikult tuli välja, et olid igast vaimse tervise asjad ja kõik sinna juurde, aga ikkagi mees hakkas kunstiga tegelema ja ta ütles, et see on tema veendunus, et ta hakkab sellega tegelema. Läks paar aastat või ma ei tea, 3-4 aastat mööda. Vend üritas tagasi tulla, mängis 5 mängu Clevelandi eest. Ta mängib kusjuures Kostu siiamaani, sest ta on iga hea mängumees, et üldse mitte mängida. Aga lihtsalt sa lähed selle pealt, et sa oled miljonite mees, ta oli selgelt nagu, kui mingi tiimil on pikka vaja, ta oli nagu radaril. Aga millest kõige maasendam ikkagi, üks on see vigastatud teema, teine on see, et sa võetakse pärast mingit supertalenti, aga no millest kõige maasendam on see, et sa võtad mingi, ma ei tea, kas või 8 valikuga võttis Toronto aastal 2005 võib-olla Rafael Araujo Brasiiliast. Ja sa näed, kuidas see tüüp on platsile nagu viskab 2 punkti mängust. Ei tule nagu mitte midagi ei tule, no lihtsalt 2 punkti ja 2 lauda. Ehk siis see koondnimetus ongi see, et kui sa satud mingisse megatugevasse drafti, kõrge pikk, su ümber lähevad tulevased superstaarid, see on kõik, mina nagu veel saan sellest kõigest aru, enne. Okei, vigastused rikuvad ära, sa oled mingi ilge talent, toorik, lihtsalt ütleme, sul tervise pea vastu, ka veel pigistan silma kinni, aga kui sa kuratad pennet, et sa ei saa kuradi korvi alt ka 2 punkti, no siis sa ei ole esimese ringi valik või kui sa ikkagi reaalselt ei oska korvpalli mängida või sul on vise on siuke kööbakas või sa jalgadest ei liigu või peas puhub tuul pööningul, siis sind ei saa võtta ju mingi top 10 valiku. Ja ma seda ütlen ka, et oluliselt suuremad möödalasud on need moodsa aja pastid, sest et kõik info on olemas, video. See kõik võimendab. Koroona oli muidugi info segane, aga muidu. Aga see, et 72. aastal või isegi see Jordani aeg, siis ju, meil on filmid ju tehtud taaslavastus, vennad kuidagi seal kasseti pealt vaatasid, et kuule, oota, see on hea mees, Et see oli kogu sinu scouting. Samas kui, ütleme, ma ei kujuta ette, mis scoutingut üldse tehti seal mingi 60-ndatel, 70-ndatel või 80-ndatel, see ongi see, et naabri source trust me bro, tegelikult on, et isegi kui me ütleme, et Müürsepp oli 9 kui scout kib 2 mängu ja mõtleb, kurat, see vend on parem kui see, kes lammutas kõik kossud ära. Või siis teine teema, et Wilt oli ka esimene valik. Eks et Wiltiga sa ei pidanud isegi olema scout, sa läksid, kuuli tõuke osariigi rekord, kõrgushüpe, kaugus. Kuule, tundub päris hea atleet, mis ta kossus, laud ja kõik asjad selge, tema võib võtta, et seal on raske mööda panna. Nii, aga äkki vaataja tahab ka öelda, millest me peaks midagi ajaloos või kui meil jäi äkki mõni erakordne past 2 silma vahele, siis kindlasti kirjutage. Kindlasti neil leiab 50-ndatest, aga ma tahtsin öelda ka seda, et esiteks tänu Lumioravale, kes meid ikka annab jooke, tänu Coolbetile tehke vastutustundlikult palun panusid ja kui tahate ka tulla saate sponsoriks, siis teil on seda võimalust teha, kirjutades meile kuuasiga@gmail.com ja kui tahate siia podcasti teha, siis podcasttrend.ee ja lõpetuseks, mul on selline tunne pärast seda nagu Põrumiste saadet, mul tekkis nagu selline saate kangeid küsimust teha ka, et parimad ikkagi drafti leiud läbi aegade. Ma arvan, et Jokic paneb selle edetabeli kinni nagu nii, aga kõik kes pärast Jokicit. Et ma arvan, et see oleks päris huvitav edetabel, mida saaks nagu hakata võrdlema, kas siis nagu Manu paneb sinna nagu tippu välja või paneb sinna hoopis mõni undrafted mees, Ben Wallace. Et ma arvan, et see saab olema päris huvitav edetabel oleks. Absoluutselt, et selle võtame ka üks. Ma arvan, et need undrafted vennad võidavad selle ära vist või? No, kui me teeme reeglit, Andrest vendi ei saa panna, siis võib-olla tuleb põnevam asi. Kui me teeme kokkuleppima, et me peaksime kokkuleppima öelda, et kui on ikkagi näiteks esimese ringi lõpp, ütleme seal 20+ valik ja tuleb supermängija hiljem, siis see läheb ikkagi ka samasse, et minu jaoks on niimoodi, et top 10 on alati see, kus toodatakse. On loteri, jah? Ja peale seda juba on see, et nagu lotopilet, et pigem ei võida, aga ala 100 tuleb. Kobe 17 või mis ta 13, jah. Okei, aga tõenäoliselt see saade, me kohe nüüd seda järgi ei tee, eks draftist just kes oli, et me tuleb mingid muud teemad vahepeal. Aga igatahes, kui teil on ka mingid põnevaid teemasid meile pakkuda, siis jumala eest me oleme nõus neid edetabeleid tegema ja nendest inimestest rääkima, kes selle edetabelites on. Vot. Teeme nii, praegu tšau. Tšau. Tšau.